No nii. Õnneks on enamik mulle etnähtud ajast läbi juba. Et siis ma saan lühemalt teha. Et põhjus, tere, Ott Karolin, minu nimi. Et põhjus, miks ma ilmselt siin Martiniga ühes osas olen, on see, et korraldajad eeldasid, et kuna ma olen terve aasta kirjutanud rubriiki, mis püüab mõtestada mõistet etenduskunst, et siis ma tulen ja räägin sellest, aga ma ei räägi, sest mul on sellest kohutavalt kopp ees. Ja ma ei leidnud mingit lahendust, ma ei jaksa sellest rääkida. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult selle rubriigi ÜKT eesmärk oli üldsegi luua endale, kuna ma valmistusin töötu aastaks, oli luua endale selline koht, et ma saan iga nädal või iga kuu kirjutada sellest, mida ma olen näinud, ja siis on nagu selline püsiarvustuse koht olemas. Juhtus niimoodi, et ma kirjutasin ainult teooriast. Ma mõtlesin, täna teeks teistpidi, teooriast üldse ei räägiks. Ja räägiks nagu ainult empiirilisest materjalist. Ja ma tahan teiega jagada 3 kogemust ja neid küsimusi, mis mul on tekkinud, neid kogedes, et üks on pigem see nagu initsiaator, mis andis nii-öelda see lähtepunkti ja ka pealkirja oma ettekandele. Ja siis 2 kogemust on siis, millest tahaks natuke süviti minna. Ja see esimene on siis muidugi siis Sigrid Viiru näitus Võltspuhkajad, millest ma kirjutasin kunst.ee-sse ja siis, kus siis, kui ma ajakirja lõpuks kätte sain, siis seal oli nagu tituleeritud kui teatriarmastaja vaatenurgast. Et kõik teised rääkisid nagu inimesed, et nagu X arvustab B teost C, aga mul oli X arvustab X, teatriarmastaja vaatenurgast, arvustab punkt seda, eks ole. Et see natuke nagu vihastas ka muidugi, aga samas mul tekkis nagu huvitav küsimus, et iseenda jaoks, et miks seda vaja oli. Et lihtsalt, et ma vaatasin, et see järeldus, mida ma jõudsin, on, et ma tsiteerin ennast seal, et olen ilmselt kui keskmisest kriitilisem põhjusel, et Võltspuhkaja audiogiid on kuuldamänguna vähehaarav ning osavõtuteatrina alles esimesi katsetusi tegev. Ehk siis, et vastavalt oma haridusele lähtusin ma käesolevast tööriistakastist. Üks on siis raadiokuuldamäng kui žanr ja teatriliik ja teine on siis osavõtuteater kui teatriliik. Mida ma muud oleks saanud teha, niimoodi ma seda vastu võtsin. Ja minu üllatuseks ma saan aru, et mul tekkis nagu tunne, et ma ei oleks tohtinud niimoodi läheneda. Et ma tegin nagu mingit pattu peaaegu, et ja sestap siis see teatriarmastaja vaatenurk sinna juurde. Et andke talle andeks, ta ei tea, mis ta teeb. Et andke mulle andeks, ma ei tea, mis ma teen. Ja asi läheb nüüd veel hullemaks, sest et järgmised 2 kogemust, millest ma tahan rääkida ja rääkingi, sest et mul on aega selleks, on viimase 2 Veneetsia biennaali 2 siis võidutööd. Ehk siis selle aastane Leedu paviljon Sun & Sea ja siis sellele eelnenud Saksamaa paviljon Anne Imhofi Faust. Alustan sellest Sun & Sea'st, et ma eeldan, et kõik on näinud, eks ole, sest et nagu eroseeritud inimesed, aga igaks juhuks kui ei ole. Et siis teadlased, ma jõuan selleni. Kujutage enda ette liiva välja, kus inimesed võtavad päikest, nagu rannas ikka. On seal ema lapsega, noored mängivad sulgpalli, on ka kõhukaid mehi loomulikult. Ja vaatajad on nagu ülevalt poolt saad vaadata alla nende peale. Et see on kunst, see päike on kunstlik, sa näed seda ülevalt, on see hästi valgustatud ja sa näed seda. Ja nüüd kujutage ette minu 2 kogemust. Et esimest korda nägin ma seda Sun & Sea'd aastal 2017 oktoobris, kui see esietendus teatrifestivalil Sirenos. Kestis 1 tund järjest. Ja see mängiti samamoodi ja mängiti seda siis Vilniuse raamatukogus, kus on selline kergtrepp, läheb üles läbi 4 korruse, kus publik sai vaadata alla. Ja oli nüüdisooper. Ja et minu nagu toonane see vaataja kogemus oli, et ma saan väga hästi aru, sest see nagu loogiliselt jätkab selle sama loominguse meeskonna nagu teekonda, sest et aastal 2011 juba tegid nad siis sellise nüüdisooperi, meelega nüüdisooper siin kohal, tegid nüüdisooperi Have a Nice Day või Head päeva, mida on näidatud ka Eestis Talve Unenäo festivalil, kus siis nagu 8 kassiiri on rivis ja siis nagu kassa taga ja siis laulavad oma elust. Ehk siis, et täpselt nad nagu arendasid seda sama võtet edasi sellest Sun & Sea'st. Ja nagu ikka asjadega juhtub, et kui see head päeva välja tuli, siis see mõjus väga värskana, sellepärast ka, et see oli
ühelt poolt hästi inimlik, aga samas hästi kriitiline, et see kapitalismi kriitika ei olnud seal selline kunstiliselt konstrueeritud, vaid täitsa nagu tuli läbi nagu inimese isikliku kogemusega kätte sulle, eks ole. Silent C puhul seesama mõte teist korda ei toimi, sest et sama asi teist korda lihtsalt ei toimi nii hästi. Ikka on hea lavastus, tõesti on hea lavastus, aga sellist nagu tunnet ei toiminud. On ju. Ja siis mina, eks ole, loen, et seesama Silent C on saanud Veneetsia Biennale peaauhinna. Ütlen, okei, selles mõttes pole paha ooper, aga no päriselt nagu. Ja siis ma läksin ka Veneetsiasse, mitte ainult selle pärast. Seisin oma 2 tundi ära seal ukse taga. Ilusti. Ja mind nagu huvitas just see, et mida nad siis on teinud, et mis ta nii-öelda kaasaegse kunsti kontekstis muudab siis niivõrd apetiitseks või erakordseks. Ja kes ei tea, et seal on temast tehtud, on loodud defitsiit. Põhimõtteliselt töötab defitsiidi peal. See on viidud kohta, kus on väga spetsiaalselt minema, midagi muud seal paviljoni pole ümber, aga mis on veelgi olulisem. Siin aastaks sisse korraga vist oli 60 või 70 inimest ja sul palutakse tungivalt mitte olla kauem kui 20 minutit. Sest et nii palju inimesed tahavad saada sisse, eks ole. Ja see järjekord tõesti, kuna ma olin üks esimesi, kes sisse läks, sest ma olen enne ka käinud, sellistel festivalidel tea, mida teha, et siis see oli ikkagi nagu selline poole kilomeetrine, aga ma ei liialda. Aga see kogemus, seda vaadates seda 20 minutit, et siin ongi nüüd see vastuvõtu erinevus, et kui ma vaatasin seda Sirenose festivalil, siis üks asi, mis mulle tõesti avaldas mõju, oli see ooper kui selline, oma terviklikkuses. Et seal on nagu ooperit hinnata, mingi peateemad, kõrvalteemad, eks ole, kuidas täpselt üles ehitatud. See oli väga filigraanne tervik. Aga kui sa vaatad 20 minutit, siis sa ilmselgelt seda kätte ei saa. Ja see oligi nagu selline, et ta mõjus mulle pigem sellise, ma ei tea, nagu treilerina sellest lavastust. Seal samamoodi vaataks ülevalt, eks ole. Ja kõik see nagu on olemas, aga ikkagi ta kuidagi, ma siiamaani saa aru, miks võitis, aga olgu, pärast räägime sellest. Aga ja siis ma räägin ka teise kogemus otsus. Ja siis teine kogemus, mis on siis Anne Imhofi Faust, mis võitis siis üleimsel aastal. Et siis Saksamaa paviljon oli siis Saksamaa paviljonis on kõik käinud, eks ole, seda me peame kirjeldama. Selline suur valge, mis oli nagu tõmmatud tühjaks, siis on ehitatud, eks ole, niimoodi klaaspõrand alla, oli tervenud ruumid, kus olid ka natuke lisatud fiktsionaalse maailma. Ja siis etendajad olid siis, liikusid üle ruumi, seal klaaspõranda all, igal pool. Ja tegemist oli siis tantsulavastusega ja kestluslavastusega. Täitsa normaalsed mõisted etenduskunstides vaadates. Et mina nägin kahjuks seda lühikest varianti, mis oli 4 tundi. Mitte seda normaalset varianti, mis on 8 tundi. Et jällegi, et ma kohe ütlen, et mulle see imponeeris väga, see konkreetne tantsulavastus. Sest et ja siis ma jõuan nagu mingi selle just nagu publiku ja siis kunstiteose vahelise suhteni, et miks ta mulle imponeeris, on see, et kuigi see oli nagu näiliselt tekitatud selline ruum, kus publikul on nagu teatav mingi võim või ta on nagu justkui kaasatud sellesse mänguruumi, siis tegelikult teda ignoreeriti täielikult. Ja selle peale minu see lavastus oli üles ehitatud ja ta töötas suurepäraselt. Aga mis oli nagu huvitav ja et siin peab nagu aru saama jällegi ja nagu erinevatest taustadest, et vaadates seda Fausti seal, kestuslavastus ja kõike puha on ju, et mul juba oli selja taga see Jan Fabria 24-tunnine etendus, eks ole, kus 24 tundi oled ilma igasuguse pausita teatris. 2 korda käisin pissil, 1 kord suitsul. Ja magasin seal samas, kui näitlejad magasid laval 30 minutit vahepeal. Et see kestus on nagu mingi teema, millega on väga pikalt tegeletud. Jan Fabria tegeles juba 80. aastatel sellega tegelikult. Lihtsalt 24 tundi oli selline natuke nagu, võib öelda selline kommertslik lõpupunkt sellele kestuse värgile, mis ta on teinud ja mõjus väga hästi sellisena. Ja teine on siis tõesti selline nagu jagatud ruum siis publiku ja etendajate vahel, eks ole, kuidas seal on, et ja mis oli nagu huvitav, ma olen tudengitele ka seda näidet toonud, sest et mis on nagu inimesed nagu ongi publiku tegemis, et seal Veneetsias muidugi enamik inimesi vaatasid muidugi läbi oma mobiiltelefoni seda
neid etendajaid, tegid iga oma neid selfie'si ja pilte, videosid, eks ju, teatris ei tohi pildistada, eks ole, ei tohi salvestada, keegi ei tule selle pealegi. Ja mis on nagu, mis nagu minu arvates, nagu miks oli nagu huvitav seda neid vaateid vaadata, oli see, et ma nagu tajusingi, et neil tegelikult ei ole väga palju kokkupuutepunkte või väga palju kokkupuuteid seda tüüpi teatriga. Sest et kui sul on nagu selline installatiivne ruum, kus etendajad liiguvad, siis algaja viga on see, et sa liigud kaasa sinna, kus on kõige rohkem tegevust. Jooksed kaasa sellega, kus on kõige rohkem tegevust. Sest et vähegi professionaalse lavastaja puhul on see diversioon. Ja see ei ole üldse nii oluline. Ja samamoodi ma sain ka nagu kuidagi, tajusin kohe, et niimoodi püsti seal lihtsalt joosta või õnneks ma olen pikk inimene, ma näen ülejäänud Jaapani turistida, eks ju. Aga temad üle minu ei näe. Et ma sain ka aru, et tegelikult nagu niimoodi püsti seistest vaata ei ole väga mõtet, mistõttu tegelikult kõige õigem vaatamispositsioon oli maas. Nagu olleski istudes maas või roomates mööda maad. Ja kui sul ikkagi etendajad klaasijast liiguvad, eks ole, miks sa siis peal kaasa roomata, eks ole. Mida ma ka tegin, nii kaua kui ilmselt ma juba mõjusin natuke liiga koduselt seal ja inimesed hakkasid juba minu ümber kukkunema. Et mis tähendab, ma vähemalt tõusin nagu kütigi, et ma nagu näen välja, et ma ikka olen siis pealtvaataja, eks ole. Aga et ongi, et kui mina läheneksin ja peaksin kirjutama nendest lavastustest, ma mõned neid lavastusteks, mitte, ma ei tea, kas performance'iteks või installatsioonideks, et siis see taust, mida ma tulen, on ühelt poolt ongi selline, et kui me mõtleme ka selle sama Anne Infomiga pausti peale, et siis see nagu etendaja toomine galeriiruumi on samamoodi midagi, millega on väga palju eksperimenteeritud, mitte küll väga palju Eestis, aga muidu on. Ja et seal on nagu selgelt näha sellist nagu suundumust või nagu selgelt nagu trendi, et kui alguses pigem toodi etendajad nagu näituse juurde, nagu nii-öelda näitusega dialoogi astuma, mis tegelikult tähendab seda, et toodi illustratsiooniks teostele. Seda on ka Eestis tehtud, alles hiljuti. Et siis nagu see Anne Infomi paust on pigem näide sellest, kuidas nagu etendajad viiakse küll galeriiruumi, aga niimoodi, et seal midagi muud peale nende enam ei olegi, nemad ongi see, mis galeriiruumi täidab. Et neid näiteid on mujaltki, ma ei hakka nimesi siin troppima, et neid on, aga et see on selles mõttes jällegi hästi loogiline samm, et kui me võtame teatriloo peale, et kõigepealt meil on, eks ole, see Itaalia lava, kus on nagu selgelt, nagu meil on see frontaalne suhe siin praegu, eks ole, ja ikkagi selgelt nagu on kõrgemal etendaja, eks ole, siis tuli see black box, must kast, mis justkui pidi olema nagu see imede kastikene, kus saab kõike teha, luua täiesti uue maailma, aga samas olla täiesti tinglik. Ühel hetkel väsiti sellest ära, mis praktikas tähendas seda, et lavale tulid valged horisondid ja valged aksid sinna musta kasti. Et hakati nii-öelda nagu loodi, mustas kastis loodi nagu tegelikult galerii valget kuupi. Ja siis said aru, et mida me siin hakkame seda riiet raiskama, et meil neid valgeid kuupe küll ju linna peal ja igal mujal. Ja siis hakati nagu vaikselt tegema koostööd. Ja viimane näide muidugi on just Tallinna Kunstihoones olnud ruumitud kehad, kus oli 3 performance'it, millest mul ka üks näen 2. mis nagu selles mõttes läheb samasse kohta, et aga neid ma ei hakka pärast analüüsima. Et see on nagu see üks taust, kui ma nende lavastusele lähenen, ja teine on tõesti see, nagu, et millise rolli või mis võimu sa annad vaatajale, et kui me samase võltspuhkajate juurde tagasi jõuan, siis seal ma ka viitasin sellisele kollektiivile nagu Rimini protokoll, kes on võib-olla nagu kõige rohkem ja kõige kuulsamalt vähemalt tegelenud sellise rännakutega ja ruumide avastamisega ja selliste lavastustega. Ja ma vaatasin, et ma olin 2009. aastal neist kirjutades, see oli nüüd see, et 2009 juba me teatriks tegime, eks ole. Et siis juba 2009. aastal olin eristanud sellist nagu passiivset pealtvaatajat, heatahtlikku, mis oli heatahtlik, passiivne pealtvaataja, heatahtlik juhitav ja aktiivne osavõtja. Et passiivne pealtvaataja, teie? Heatahtlik juhitav, need, kellele nagu tekitatakse tunne, et neil on mingi võim seal ruumis seda teost kuidagi mõjutada, kui tegelikult ei ole. Ise kui neil võib see tekitada tunne, aga ei ole. Sest et ise kui see mõju on, et sa saad mingit nuppu vajutada või ma ei tea, mingi ukse kinni tõmmata või mingi asja lipu üles tõmmata, et siis tegelikult sellest nagu ei juhtu midagi, kui sa ei tee seda. Et lihtsalt ise saad natukene väiksema mängukogemuse. Ja siis nagu aktiivne kaasatu on siis tõepoolest see, kus nagu etenduskunstides on pigem jõutud, on
jõutud selleni, et algselt nagu mingi vaheetapiks oli ka see, et toodi nagu mitte professionaalsed etendajad, nagu päris inimesed oma lugusid ja oma teemadega tegelema, et see nagu olid üks nendest ja siis ühel hetkel ka on katsetatud päris palju seda, kuidas nagu etendaja, professionaalne etendaja on üldse kadunud, et ongi nagu lavastus põhimõtteliselt koosnebki sellest, et on nii-öelda publikule mingi juhis, mille järgi ta siis peab ise nagu kollektiivselt looma selle teose, eks ole. Et nagu selles kontekstis nii võltspukad kui siis see Sun and Sea on selgelt nagu passiivse pealtvaataja lavastused. See Faust, see on nagu selles mõttes huvitavam kaasus, et ta jätab mulje, et ta on selle puhul pahatahtlik juhitav, see publik, sest et ta on kogu see nii-öelda see atmosfäär on selline mõnusalt vägivaldne on see alatoon seal, aga ikkagi, et kuna seal nii mõnusalt ja ägedalt ignoreeritakse seda publiku massi, kes seal on, siis võibki nagu küsida, et kas see ignoreeritud publiku liige, et kas see muudab ta nagu nii-öelda jätab ta passiivseks või otse vastupidi ta aktiveerib selle liikme. No, et see on ka ilmselt erinev, et minu vaataja strateegia oli seal aktiveeruda, otsida paremaid vaatenurki, nii-öelda minna ruumi sisse, unustada ära see passiivsuse nagu eeldatud käitumisnormid, kuidas passiivne pealtvaatajaks käituda ja pigem nagu leidsin endale rolli, kuigi mul ei olnud seda antud. Mis põhjus ongi nagu huvitav lavastus. Ja et nüüd jääks ka 2 minutit küsimusteks, siis aitäh!